Teiseks siis pisut selline toekam lõuna. Jällegi ääretult lihtne. Mina arvan, et lihtsuses peitub võlu. Ja kui öeldi, et lihtne ja tervislik, siis põhimõtteliselt on ju kõik see, mis me ise teeme, sööme tervislik. Vähemalt mina olen seda usku. Ka rasvad on tervislikud ja vajalikud. Lihtsalt toitumise juures on hästi tähtis ka see, mida ja kui palju me sööme. Ehk mõõdukus, ma arvan, on üks see, mis läheb sinna tervislikkuse alla. Nii et tänane toit on siis ühest peenest kokaraamatust varastatud, tippkoka retsept. See on siis Lõuna-Ameerika indiaanlaste siis ütleme selline kodutoit või põllutööle kaasavõtmiseks toit, sukotashi või taki, kuidas seda iganes ka nimetada. Väga lihtsalt mõned komponendid, siis hea läbikasvanud peekon ehk ribiliha. Turg on lähedal, hea võtta. Panete külmale pannile ja siis hakkad teda kuumutama. Kui peekon on oma rasvad välja andnud, ilusti juba krõbedaks läinud, lisad sinna külmutatud porgandi, herne, maisi segu, kuumutad korralikult läbi ja lõpetuseks siis maitsestad musta pipra soolaga ja paned tilgakese piima. See nagu tekitab siis ka natuke sellise kreemise kastme ja ongi valmis. Jällegi toit, mis teeb ennast ise. Ettevalmistused on väga lihtsad. 2 minutit külmkapist väljavõtmise ja tükeldamise vaev. Ja siis sinna kõrvale teeme siis teriyaki kastmes lõhe. Ilus lõhe tükk. Väga vähe vajab kuuma. Igaüks saab küpsetada vastavalt sellele, et küpsusastmele, mis talle meeldib. Minule meeldib, kui lõhe oleks seest väga-väga roosa, ehk et siis kergelt 2 komponenti või 3 siis. Õli, lõhe ja teriyaki kaste. Nüüd tuleb lihtsalt oodata, kuni pannid kuumaks lähevad. Ja pliidi pealt särinat hakkab tulema. Ja jällegi, see on selline toit, mida on võimalik süüa ka külmalt. Seda saab üles soojendada, seda saab teha väikest kogust lihtsalt, suurt kogust saab teha lihtsalt, vastavalt sellele, kui palju sööjaid on. Nii palju siis võtad sügavkülmast välja või ostad seda sinki, mis seisab ka kapis ilusti. Üks nipp, kuidas siis aru saada, millal on piisavalt tuline. Tilk vett, kui hakkab paukuma, siis on kuum. No. Loodame. Kuulete? Töötab. Kalapraadimisel on selles mõttes ka hea, et seal on näha alati, kui palju on juba läbi küpsenud. Kui lased sealt alt läheb juba, värv muutub, vaatad, kui palju tahad keskele lasta seda küpsust ja siis keerad teistpidi. Sink hakkab ka vaikselt siin juba värvi muutma. Liiga lähedale ka ei oleks mõtet nagu toppida. Nii, aeg on keerata kaval teine külg. Maitsestada. Nii, juurikad. Nüüd põhimõtteliselt ongi, et kui on juurikad ilusti läbi kuumunenud, kala hakkab valmis saama, siis lisame teriyaki
ühele poole, piim teisele poole, must koer, valge koer, must kass, valge kass ja ongi valmis. Siit on ilusti näha, kuidas see kala ilusti oma värvi muudab. Kitsusaste on näha. Läheb natuke kui ilus. Hopsti, üks asi on valmis. Kohe sealt tuleb siia juurde teine asi. Natukene piima, mitte palju. Korras, nagu poleks midagi juhtunud. Niimoodi. Palun väga. Kala kohtub singiga. Aasia kohtub Lõuna-Ameerikaga. See on fusion köök.